Head töökaaslased ministeeriumist, head Eestimaa inimesed. On täna põhjust tunda uhkust oma riigi, oma ühiskonna inimeste üle. Eesti Vabariigi aastapäev tähendab väga palju. Ka praegusel äreval ajal me võime olla uhked, et me oleme loonud iseseisva ja tugeva riigi, keda ka need ärevad ajad ehk nii palju ei mõjuta kui mõnda teist riiki meie piirkonnas. Kindlasti me oleme ka Ukraina rahvaga ja soovime, et ka Ukraina rahvas suudaks ennast tunda tulevikus sama kindlalt, kui meie seda teeme. Aastapäeval kindlasti leidke lähedaste inimeste jaoks aega, püsige terved, olge rahulikud ja usun, et meil läheb kõik hästi. Ja kui sügisel jõudis kätte see oluline tähtaeg, kus Eesti Vabariik on ka de facto olnud iseseisev ja saanud ise toimetada üle poole oma ajaloost, siis ma arvan, et see jätkub ja me saame öelda juba 50 aasta pärast, et need numbrid püsivad ja me ei pea kellegi teise võimu all elama. Head vabariigi aastapäeva! Tervist, head inimesed, ilusat iseseisva Eesti sünnipäeva kõigile! Mina väga soovin ja loodan, et kogu selles hullus ajas oleks see päev üks rahulik ja ilus päev kõigi jaoks ja et isegi kui kõiki neid traditsioone, mis tavapäraselt selle päeva tähistamisega seotud on, ei õnnestu sel korral järgida, siis kindlasti meil on kõigil oma väikesed, aga olulised ja ilusad traditsioonid, kuidas Eesti sünnipäeva tähistada. Teeme seda väärikalt. Riigi sünnipäev on see aeg, kui võrreldes sellise tavapärase toimetamisega on kindlasti põhjust rohkem mõelda, et mis see on, mida me siin Eestis eriliselt hoida ja kaitsta tahame. Ja võib-olla on sel aastal nii, et kuna ümberringi on ajad ärevad, arengud on väga ärevad, siis on meil põhjust eriti selliseid mõtteid mõelda. Kindlasti on meil kõigil väga palju isiklikku, mis selle põhjuse meie jaoks annavad. Kindlasti on lisaks sellele isiklikule see meie keel, meie kultuur, kindlasti on see meie kas või võimas ja ainulaadne loodus, heaolu, veel väga palju muud, aga mulle tundub, et kõige selle kõrval on ikkagi veel midagi. Ja ma ei oska seda veel midagi kuidagi teisiti väljendada, kui et need on meie unistused. Need on meie unistused ja meie õigus ja võimalus kõiki neid unistusi teoks teha just nimelt siin riigis. 1,3 miljonit unistust. 1,3 miljonit unistust luua parem, õnnelikum, vabam elu. Seda tegelikult on väga palju. Ja mulle tundub, et Eesti riigi missioon on olla oma inimeste ja oma kodanike jaoks unistuste riik. Et see võimalik oleks, et see võimalikuks saaks, siis absoluutselt igal ühel, kes moel või teisel Eesti riiki teenib, igal ühel on selles oma väga oluline roll. Igal ühel teil selles on väga oluline roll. Head inimesed, ilusat Eesti sünnipäeva. Elagu Eesti ja kesku ta igavesti.